Tere hommikut! Selja taga on pikk ja väsitav 24 tundi väikest onni. Eile tulin plaaniga, et lennutan ennem, lubas ilusat ilma, lennutan ennem drooni. Võtsin kõik 3 drooni kaasa, et lennutan kõigil akud tühjaks. Aga võtan näpust. Ilm oli ilus, aga tuul oli tugev. Et 4 miniprooga sai küll lennatat. Natukene sai ikka midagi filmitud ja läksingi kuskil kell 1:30 läksingi onni. Ehk siis kell ongi praegu 1:30, aga eile. Ja paraku on nii, et mitte ühtegi pilti ei teinud. Noh, selles mõttes, et tegin dokumentaalpildi, et seal üleval istub kotkas. Et fikseerisin ära, et jah, ta oli seal. Aga see oli ka kõik. Nii et õhtul ei tulnud sigu. Sääsed lihtsalt ära närinud, viisin, panin süüa veel. Ja ühesõnaga, sealt tulid öösel kella mingi 2 ajal ja olid kuni 3:30, täpselt 3:29 tuli viimane pilt ja 3:30 mina ärkasin. Ehk siis vahetult enne minu ärkamist tegin nad sääred. Kogu nii-öelda mais oli ära söödud. Ja paningi praegu söödla ka uuesti täis, sest see oli ka tühjaks saanud. Ja siis hommikul hakkas kassi ja hiire mäng. Tuli merikotkas kell 7. Mõtlesin just, et olin kella 7 üleval ja mõtlesin, et lähen magama. Et nagunii enam kedagi ei tule, nii nagu ka eelmine kord magasin sealt maha. Ja siis mõtlesin, et lähen magama. Sain voodi ära, madratsid laiali tõmmatud, kui rongad hakkasid jubedalt kraaksuma. Ja vaatasin, merikotkas tuli puu peale. Noh, pakkisin siis voodi tagasi kokku ja kell 12 tegin ukse lahti ja see vana saatanas ei tulgi ju puu pealt alla, istudki seal üleval. Noh, käis erinevate puude peal. Päris mitu korda vaatasin, no nüüd, aga ei tulnud kotkas maha. Vot sellised lood. Et noh, selles mõttes, et paar sellist pilti sain, kui ta oli lähemal ühe puu peal. Et paar pilti sai, vihma sadas veel ja siis tegin ühe video, nii et noh. Võib-olla ei saa öelda, et päris 100% null, et ikka ühe pildi või 2 pilti ikka tegin, aga noh, jah. Ütleme see, et mida tahtnud oleks, seda ei saanud. Aga noh, see on loodus. Siin ei olegi midagi, mida tahta. See on see, mida antakse. Eile õhtul muidugi tegi asja kurvaks see, et 11 ajal et kostus üks lask, ma vaatasingi siin põllu peal olid jäljed ka. Nii et mingi jahimees ilmselt käis siis kedagi taga ajamas. Et ei teagi, kas saadi kätte ja keda saadi, kui saadi kätte või keda üldse taga aeti. Vot selline lugu. Ja nüüd kihutan ruttu koju. Ja hea on see, et 2 päeva on tööl käia ja siis on nädal aega vaba. Et kuna tuleb jaanipäev vahele ja siis ongi nii-öelda jaanipäev, peale jaanipäeva ongi reedel tulen uuesti tööle, lähen tööle. Ehk siis on kõige valgem aeg aastast. Ma loodan, et mind ikka lubatakse nagu metsa ka.
kuigi jah, natukene hakkab juba siukene nukker tuju peale tikkuma, et kuidagi väga vaikseks on siin meil jäänud kõik. Nii Jüri Onni juures, selle number 2 juures. Vot ei tea jah, üsna vaikne kõik. Et karu korra käis, mõned päevad siis kadus ära. Hunti pole ammu näha enam olnud. No vot, ühesõnaga, nii on. Et kahjuks ei saanud ei drooni lennata, ei saanud ka pilti teha. Aga mis seal ikka? Siis mõni teine päev. Nii et näeme metsas.